mõtlesite. Ehk ilma tuleta me oleks siia tulnud. Ilma tuleta oleks olnud raske jää järel käia ja kõigi nende loomade järel, kes liikusid jää järel ja kellest said söönuks meie vaprad esivanemad, kes siia omal ajal tulid. Ehk jää on meie jaoks väga olemuslik aines. See ei ole juhuslik skulptuuri aines, see on väga tõsine aines. Sätendav, särav, justkui kaljukindel, samas jumalast ajutine. Täna on, homme ei ole. Täna tugev, homme sula. Ehk kaduvik, nagu kõik siin ilmas. 4 korda on vähemasti geoloogilises mõttes lähiminevikus olnud suur jääkiht selle koha peal, kus me praegu oleme. Kas ta kunagi olema hakkab? Kus mina tean? Kus teie teate? Kindlasti mitte meie lastelaste eluajal. Ärge laske end hullutada igasugustest sedasorti prognoositest kampaaniatest. Aga see mõtte ise, et see kõik on olnud kunagi selle sama ilusa valge sätendava kihi all ja mis on salata, et ei ole välised võimalused, kuna hakkab olema taas. On meil üle mõelda. Ja samas jää liikudes eest ära ja meie liikudes tema järel, nii me siia jõudsime, nii me siia sattusime, nii me siin täna oleme. Ja ega ka peale suure jää lahkumist, peale jääaegade lõppemist, peale seda, kui jääst sulanud vesi tegi maa vabaks ja me saime siin elama ja olema hakata. Ega jää on mänginud meie elus tohutu suurt rolli. 4 põhielementi, nii nagu need klassikaliselt antiikajal juba formuleeriti. Jää nüüd hulka millepärast ei kuulu, aga eks need tõed formuleeriti soojal maal, kus jääst vähe õnnu. Rääkides sead üksnes maast ja õhust, tulest ja veest. Aga see, et veel on hoopis üks teine olek. Ja just nimelt jää, see oli ilmselt nagu unustatud, aga me ei saanud seda unustada. Meie jaoks on jää alati väga tähtis. Ehk vaadati kasvõi seda nuga ja kahvlit ja mõelge sellele, et jää on olnud tegelikult kõige tähtsam konservant, tänu millele inimene on saanud siin elada ilma, et teeks talvel näinud. Ehk sool, kallis võõrama aine, suitsutamine, uus ülesnõidus, mille abil endale vanasti varuti toitu, selleks, et talve mitte näida jääda, loomulikult jäämise ja niimoodi tegelikult kuni eelmist sajandini välja. Ja jää kui liikumistakistus, seda me teame, aga jää kui liikumishõlbustus ehk nii nagu soojal ajal liiguti mööda vett, nii külmal ajal sajandeid liiguti mööda jääd. Mööda midas veel, mööda jõgede jääd, mööda järvede jääd, mööda mere jääd, ehk kus kaudu meie inimesed üle mere Soome sattusid, eks ikka mööda jääd. Ehk jää, see, mis ühele takistusse, teisele edasiliikumise hõlbustus. Ehk jääd pidi me liikusimegi jää järel, jääliustiku järel ja niimoodi asustasime kogu Euroopa põhialad. Ja vaadates seda säravat ja sätendavat jääd, siis mõelgem sellele, et see on osa meist endist, osa meist kauges ajas tagasi vaadates, mõeldes meie kõige vanematele esisadele sellel maal, mõeldes sellele maale, mis üldse sai maaks siis, kui siit kadus jää. Ja samas see jää on tulnud iga talv tagasi. Ja olgu need porikad pea kohal, mis on ka ühed ise tekkivad ja kasvavad looduslikud skulptuurid ja Eesti vanim monumentaalskulptuur, kui vaadata jääskulptuure, mis nad on, need on jäätunud joad. Ja kes ei ole käinud need kunagi vaatamas, me jäätunud jugasid, siis parandage see viga, see on ime lihtne. Ehk midagi ilusamat on raske leida
ja mõelgem kahjatsusega ja kaastundega neile rahvastele, kel ei ole võimalik imetleda sedasorti looduslikke skulptuure omaenda maal, nagu meie jäätunud joad. Ja kindlasti see kõik on mõjunud ka mõtestavalt, inspireerivalt meie kujuritele, kes on teinud sellest ilusast, sätendavast, säravast, kristallsest, igavikulikust ja samas niivõrd kaduvikulikust materjalist niivõrd uhkeid ja osalt niivõrd sümboolseid kujusid. Olgu ta või põhjakonn, mis võib olla ka tegelikult kõige ürgsem ja muissem mälestus põhja poolt tulevast ja minevast jääliustikust. Või need samad Nuga ja Kahvel, mis tuletad meelde, et ilma jääta oleks meie rahvas siin ilmselt nälga surnud ja läinud kuhugi lõunamaale tagasi. Ja need loomad, olgu ta siin või kõrgelennuga kopas, eks kõik nad omamoodi on meie kaaslased neil aegadel, mil me oleme siin elanud jää kõrval, jää peal, juba tänab mitte jää all. Ehk see on see element meie loodusest, see 5. element, lisaks neil 4, mis sest, et võib öelda, et see on kõigest kristalliseerunud vesi, aga see on midagi enamat, see on midagi erilist. See on meie oma, ehk taas mõelgem ja hääldagem oma ette seda lihtsat sõna jää. Ehk kõige tähtsamad sõnad ongi tavaliselt need ühesilbilised ja kõige lihtsamad. Ja meie jaoks nii loomulikult hääldatab, aga mõelgem teistele, kas nii on, kellel ei ole, kes on elanud jääst vabanenud maal, kes elab tänaseni jääst vabanenud maal ja kes teab, mis on jää, kes on seda näinud, kes on seda vaadanud, kes on selle üle mõelnud. Ehk mõelgem sellele, mis on jää. Ja jääme siia, vaatame, mõtleme, ehk siis hääd jääd.